Alustan tsitaadiga meie presidendilt. Ma ei tea, mis on Pühtitsa kloostri nunnade peas, mida nad mõtlevad. Aga mulle ei meeldi siltide kleepimine. Mingis mõttes tähendab see ühiskonna suukorvistamist. Tsitaadi lõpp. Nii kommenteeris Alar Karis siseminister Igor Taro väljaütlemist. Taro oli varem öelnud, et Pühtitsa kloostri nunnad, kes tulid oma kaebusega Toompeale, tahtsid end vastandada Eesti riigile. Siltide kleepimine, just see peitub valitsuse ja sotsiaaldemokraatide visaduse taga piirata õigeusu kiriku tegevust Eestis. Selle seaduse autorid ei varjagi, et ainus eesmärk on katkestada meie õigeusklike kanoonilised sidemed Vene kirikuga. Tahan rõhutada, jutt käib just kanoonilistest sidemetest ehk küsimusest, mis kuulub kiriku sisemiste asjade hulka. Sellesama kiriku, mis on põhiseaduse kohaselt riigilt lahutatud. Just nende sidemete olemasolu võimaldab seaduse autoritel riputada Eesti õigeusu kirikule kahtlase organisatsiooni silt. Pole tähtis, et nunnad ei riku seadust. Öeldakse meile, me võtame selle seaduse igaks juhuks vastu. Õigusriigis ei saa nii olla. Eesti seadused lubavad karistada inimest või organisatsiooni ainult konkreetse tegude eest. Tegu, mida pole toime pandud, kuid mida keegi võiks teoreetiliselt toime panna, ei kuulu karistamisele. Seepärast kutsun teid üles selle poliitiliselt kallutatud seaduse tagasi lükkama ning jätma rahule 10 000 inimesed, kes tunnistavad Vene õigeusku. Aitäh!